Taasta oma tervis 5-päevase paastuga. Videos saad teada, miks paastuda, mis muutub kehas, mida süüa ja kuidas ennast paremini ette valmistada paastuks. Kas oled kunagi mõelnud, mis juhtuks, kui annaksid oma kehale võimaluse teha põhjalik, suur puhastus? Täna räägin teile 5-päevasest paastust, praktikast, mis on aidanud inimestel läbi aastatuhandete oma tervist parandada ja energiat taastada. Kujuta ette, sinu keha on nagu nutitelefon, mis töötab, kuid pole kordagi välja lülitatud. Rakendused aeglustuvad, aku tühjeneb kiiresti ja vahemälu on täis, tekivad probleemid erinevate äppidega. 5-päevane paast on justkui see täielik taaskäivitus, mis puhastab süsteemi, kustutab vana prügi ja annab värske stardi. Vaatame täpsemalt, mis nendel päevadel sinu kehas toimub. Päev 1. Varude ärakasutamine. Esimese päeva jooksul ammutab keha energiat glükogeenist, mis annab vajalikku glükoosi veresuhkru taseme hoidmiseks. See on suhkrukettide vorm, mida keha hoiab maksas ja lihastes. Pärast umbes 18–24 tundi on glükogeenivarud tavaliselt ammendunud ja algab rasvade kasutamine energia saamiseks. Kujuta ette seda kui hädaolukorra sularaha tagavara, see kulub esimesena. Mis toimub? Insuliini tase hakkab langema. Keha vabastab palju vett, kuna glükogeen seob vett. Võid märgata kaalu langust, see on enamasti veekadu. Energiatasemed võivad kõikuda. Kui sa tavaliselt sööd hommikusööki, siis õhtuks võid tunda kerget nõrkust. See on täiesti normaalne, su keha otsib uut energiaallikat. Nagu auto, mis lülitub bensiinil töötamiselt üle hübriidmootorile. Joo vett, lisades veele meresoola või elektrolüüte, ka õige mineraalvesi aitab vältida peavalu või krampe. Tavaliselt krampe ei teki. Päev 2. Ketoos. Teine päev on pöördepunkt. Keha mõistab, et toitu ei tule ja aktiveerib plaani B. Hakkab põletama rasva. See protsess toodab ketoone ehk ketoonkehi, mis on aju jaoks imeline kütus. Mis toimub? Keha lülitub ketoosile. Näljatunne väheneb ootamatult. Mõtlemine muutub selgemaks. Käivitub autofaagia rakkude koristusprogrammid. Autofaagia selgitus, kujuta ette vana maja, kus remondimehed hakkavad lammutama kõike, mis on amortiseerunud, pragulised seinad, roostetanud torud, kulunud põrandad. Seejärel ehitatakse kõik uuesti ja paremini. Täpselt seda teeb autofaagia su rakkudega. Praktiline näide, paljud inimesed kirjeldavad teist päeva, kuid udus tõusmist, ühtäkki saab pea selgemaks, otsused langevad kergemini ja kontsentratsioon on teravnenud. Mõned ütlevad, et tunnevad end nagu oleksid joonud kohvi, kuigi pole seda teinud. Päev 3. Sügav ketoos ja immuunsüsteem tugevneb. 3. päev on hetk, kus keha on täielikult ketoosi režiimis. Su aju töötab ketoonidega nagu võidusõiduauto kõrgekvaliteedilisel kütusel. Mis toimub? Ketoonide tase on kõrge. Kasvuhormooni tootmine tõuseb kuni 300%. Immuunsüsteem hakkab uuenema. Lihasmassi kadu on minimaalne. Kasvuhormoon on oluline valk, mis mõjutab organismi kasvu, aitab säilitada lihaseid, ainevahetust ja kudede taastumist. See on nagu looduslik noorusevõti, mis parandab naha elastust. Praktiline näide, mõtle oma immuunsüsteemist kui armeest. 3. paastupäeval asendatakse vanad, väsinud sõdurid värske väega, nooremad, tugevamad ja võitlusvalmimad rakud tulevad teenima. Su keha saab uue kaitsepataljoni. Huvitav fakt, uuringud näitavad, et 2–4-päevane paast võib uuendada kogu immuunsüsteemi, mis on eriti kasulik pärast haigusi või keemiaravi. Päev 4. Tippvorm. 4. päev on paastumise kuldaeg. Kõik protsessid toimivad täistuuridel. See on hetk, mil keha tõeliselt uuendub ja paraneb. Ketoonid sinu kehas podisevad täisvõimsusel, aidates rasval põleda ja toota energiat. Mis toimub? Rasva põletamine on maksimumil. Näljatunne ja isu praktiliselt puudub. Soolestiku mikrofloora tasakaalustub.
geenid, mis kaitsevad haiguste eest, aktiveeruvad, mis tähendab, et su rakkudes käib puhastus ja kaitsevõime tõstmine. Mikrofloora muutused, su soolestikus elab triljoneid baktereid. Paastumise ajal hakkavad head bakterid domineerima, need, mis toetavad seedimist, toodavad vitamiine ja tugevdavad immuunsust. Halvad bakterid taanduvad. Praktiline näide, kujuta ette aeda pärast aastaid kestnud hooldamist. Umbrohi on kadunud, mullas on toitaineid, kasulikud putukad on tagasi ja kõik taimed õitsevad. Su soolestik on nüüd selline aed, tasakaalus, terve ja töökas. Paljud inimesed kirjeldavad, et neil on rohkem energiat kui tavaliselt toitu süües. Üks USA pensionärist arst käis paastu ajal isegi maratoni jooksmas ja tundis end suurepäraselt. Paradoksaalne, aga tõsi. Päev 5. Väljumine paastust. 5. päev on edukas lõpetamine, aga ka kriitilisem hetk. Kuidas sa paastust väljud, on sama oluline kui paastumine ise. Kuidas paastust välja tulla? Toon mõned näited söögikordadest. Alusta tagasihoidlikult. Vali igast valikust vaid 1–2 kerget toitu väikestes kogustes. Püüa hoiduda söömast liiga palju. Esimene söök, hommiku, vali neist 1. 1 poolvedelaks keedetud muna. Sisaldab kvaliteetset ja lihtsalt seeditavat valku, mis aitab keha taastada ja toetab lihaste ettevalmistust pärast paastu. Väike ports hapukapsast. Väike ports hapukapsast on tervislik. See on rikas C-vitamiini poolest. Aitab kaasa seedimisele ja sisaldab probiootikume. Mõni lonks keefiri. Paastu järel võib seedesüsteem olla tundlik ja vajada käivitamist. Keefir sisaldab looduslikke probiootikume, kasulikke baktereid, mis aitavad kaasa seedetrakti hea tervise taastumisele, vähendavad seedimisvaegusi ning toetavad immuunsüsteemi. Pool avokaadot. Avokaado on paastumise järel kasulik, kuna see sisaldab rikkalikult tervislikke rasvu, kiudaineid, vitamiine ning aitab seedesüsteemil õrnalt ja turvaliselt taas tööle hakata. Teine söök, lõuna, vali neist 1 või 2 toitu. Kerge köögiviljasupp. On madala kalorsusega ja sisaldab kiudaineid, mis stimuleerivad soolestiku tööd ilma seedimissüsteemi üle koormamata. Värske kurk, suvikõrvits, salat või tomat. Sisaldavad olulisi vitamiine C, A, K-vitamiinid, mineraalaineid, kaalium, mangaan ja kiudaineid, mis toetavad ainevahetust ja seedimist. Nad on rikkad antioksüdantide poolest ning toetavad immuunsust ja naha tervist. Marjad, mustikad, pohlad. On kasulikud nende kõrge vitamiinide, mineraalide ja antioksüdantide sisalduse tõttu, mis aitavad taastada keha ja toetavad immuunsüsteemi tööd. Lisaks sisaldavad marjad kiudaineid, mis soodustavad seedimist ja aitavad tasakaalustada veresuhkrut. Kolmas söök, õhtul, vali neist 1 või 2 toitu. Praetud kala või kana söömine peale paastumist toetab keha taastumist kvaliteetse valgu ja kasulike rasvade kaudu ning hoiab energia stabiilsena. Aurutatud köögiviljad. Aurutamine pehmendab kiudaineid, muutes toidu seedimise lihtsamaks, samas säilitades soolestiku tervisele vajaliku kiudaine sisalduse. Aurutamine säilitab köögiviljade toitained paremini kui keetmine. Salat linaseemneõliga. Linaseemneõli sisaldab rikkalikult oomega-3 rasvhappeid, mis toetavad südame tervist ja ainevahetust ning aitavad vähendada põletikku organismis. Linaseemneõli ja rohelised salatilehed annavad vajalikku kiudaineid ja antioksüdante, mis aitavad seedimist toetada ning organismi puhtana hoida ka pärast paastu. Püüa vältida suhkrut, ka mett, jahu pärmitoite, muid töödeldud toite, kiirtoitu, palju süsivesikuid, suuri portsjoneid, raskesti seeditavaid toite, piima. Miks see oluline on? Su seedesüsteem on puhastunud ja eriti tundlik. Kui kohe ahmida sisse suuri portsjone või ülitöödeldud toitu, siis rikub see sinu paastu hea tulemuse. Praktiline näide, mõtle sellele nagu taime istutamisele.
sa ei annaks ju talle kohe peotäit väetist, nii põletaksid juured ära. sama kehtib su seedesüsteemi kohta. alusta õrnalt, lase kehal harjuda ja järk-järgult suurenda portsjoneid. kokkuvõttes, 5-päevane paast on võimas vahend tervise parandamiseks. põletab rasva ja puhastab rakke. tugevdab immuunsüsteemi. parandab ajutööd. parandab kognitiivseid funktsioone, suurendab keskendumisvõimet. toetab mälu ja õppimist. aeglustab vananemist. tasakaalustab hormoone. aitab langetada kehakaalu. kes peaks konsulteerima arstiga enne, kui on soov paastuda? rasedad või imetavad naised. diabeedihaiged. diabeet on krooniline haigus. veresuhkru taset tuleb kontrollida. tervislik toitumine ja liikumine on olulised. insuliin võib olla vajalik. söömishäiretega inimesed. alla 18-aastased. krooniliste haigustega inimesed. regulaarselt ravimeid tarvitavad inimesed. väike soovitus enne, kui alustad. enne pikema paastumise alustamist harjuta keha vahelduvpaastuga ning jäta menüüst välja suhkrut, jahu ja tärklist sisaldavad toidud, sest nii kohaneb organism uue režiimiga kergemini ja paastumine kulgeb sujuvamalt. pea meeles, et iga keha on erinev. mõnel läheb kergelt, teisel võib olla raskem. kuula oma keha, kui tunned peapööritust, tugevat nõrkust või muud muret, siis katkesta paast ohutult ja konsulteeri spetsialistiga. paastumine pole võidusõit ega test. see on kingitus, mille annad oma kehale. võimalus puhata, puhastuda ja taastuda. nagu hea puhkus aitab mõistust värskendada, aitab paast puhastada nii mõistust kui ka keha. head tervist!